vaimse sideme siin kastis. Järgmine kast, vaimse olendi. Vaimse olendi, seal on nüüd konkreetselt mõnegi hing taga ja kui mõjutus on juba oluliselt tugevam. Mul tekib vajadus tuu kast jagada kattesse. Jagame pooles vaimse olendi ülemise osa. Siin konkreetse ilma praegu hetkel elu oleva indiviidi, kellel on sünnipärane võime tekitada teistele inimestele energeetilisi lekkeid ja neid on NATO nimetama energiavampiires. No ma olen nähtamatu, jah. Täiesti luust ja lihast inimesed, täiesti käivad katta jala peal tavaliselt. Neil on sünnipärane eeldus tekitada teistele inimestele energeetilisi lekkeid. Ja kellele ne kõige lihtsamalt saavad tekitada tõsele inimesele, kellel on kah sünnipärane eeldus, korda sünnipärane eeldus vampirismis ehk siis tekitada teistele energeetilisi lekkeid. Kes on esivõimeline tekitama teistele energeetilisi lekkeid, ta on ka suhteliselt kaitsetu, vähekese tugevama vampiiri vasta. Või olla tuttav inimene, või olla täiesti tundmatu inimene, piisas näitsekki kontaktist, näitsekki müüda käimisest. Lihtsalt tekkis saane asi. Nende sidemete katkestamine, tuletage mulle pärast meelde, et ma nendest katkestamistest kõnelemisest tervikuna pärast, et mitte ega ütekaupa eralda. Juhul kui mõne inimesega vestelda ja selgus, et tal on siis vähegi energeetiline vampiir, tavapärast inimene tund ka tulla siis päris tihti, ei pruugi tunda. Ja kui ta siis katkestas tulla sideme, siis tavaliselt juhtus niimoodi, et tuu sama inimene, kelle vampiirism katkestati, tuu vampiir või teeda toda, et ta tõmbas kellegi käest või ka mitte teeda toda asja üldse. Ehk siis peale katkestamist tavaliselt poole tunni kuni 2 tunni jooksul tuu vampiir helistas tolle inimesele, kes katkest temaga tolle energia andmise sideme. Et tuu inimene tund, et midagi on juhtunud, tolle inimesega palju määnegi sääne suhe olema ja nüüd enam ei ole. Mis on juhtunud? Kasti alumine puul on indiviidi, kes oma siist ilmast ära läinud, siist kehast välja läinud, aga mäntselgi põhjusel siia ilma kinni jäänud. Kinni on hinge. Alumine kast. Kinni ja see hinge valdavalt säänsidel põhjustel. Kes pandva oma elule käe külge. Otsustas, et nüüd avitas, nüüd ma lähen siist ilmast läbi. Tõne osa, tõne suurem kategooria, õnnetuse, paugu, ohu olukorra, siist ilmast ära lähen. Valdavalt kukkunud lahingutegevuste, kes jääse oma keha taga hoidsema. Et kas, et mõnegi mats, sümakas käve, kas ma olen terve? Sõja lahingu olukorras. Pauk käve, kas ma olen terve? Täpselt. Ja tuu pand jättole hinge just teda oma keha jälgima taga hoidsema. Kolmas teema. Maise mammuna valvamine. Kellel on väga oluline, eks mõnegi, üliarmas, liisingu, mersu ja nii edasi. Mõni abiellus veel, see on selle imelike asjuga. Või see valdavalt siis oma seda varandust, oma mammuna hunnikut valva. On nii üks kategooria, aga nüüd on väga harva ette.
ja noid ei tohi ka torki. Noide torkimiseks ei saa luba. Näiteks kui kellelgi juhtus midagi, ükspuha, kas näiteks haiguse tulemusena või õnnetuse avarii tulemusena, lähed siis ilmast taljas ja mõtleski vaikse latse järgi ilma mõtet jääst tolle peale, et kus neil läks, kus nad hakkama saavad. Tavaliselt on mõnegi 5, 6, 7 aastat periood, kus lubatas tollel erlaine kindel valvata omi laste käekäiku. Järgmine kast. Selle kasti nimi tervikuna on siis süsteemi energia ehk egregoris on nähtud, kuidas sa millegi pärast nimetama. Kast küll poolest jätta ülemise kasti osa, neid kahjustava, segava, sõltuvust tekitava egregori all neid kaitsva egregori. Tavaliselt üks alumise kasti. Tavaliselt üks süsteem, meid avitaja süsteem, mida kirjanduses on NATO nimetama kaitseinglis nagu ainsuse. Tegelikult on tegemist lähemal uurimisel on tegemist süsteemiga. Tule ette säänsid juhtumeid, kus, väga harva küll, kus siin on üks suur number. See tähendas, et mõnegi kahjustaja egregor on võtnud üle kaitsja funktsiooni. Ega suuts keerulisi olukordi tule ette. Elu ei ole lihtne, kõik tasapisi omandanud neid tarkusi. Ega üks pead oma tunnetuse põhjal arenema, kompama piire, mida või, mida ei või. Koskotsilt ansest tsoonist on minna väga lihtne rünnata, haavata, ma peab tollele tsoonile rohkem tähelepanu pöörama. Järgmine kast. Needused. Ülemine kasti osa. Oli vaja äkki pooles jagada. Ülemine osa. Kellegi tõse poolt meile pantu needus. Seda kui siit ka tõsta, aga ma ei saa tööga. Sõnumistes on seda ka nimetatud Manseki kirjanduses, Mansikehki sõnavõttude. Kui mis põhjus või olla mingi kadedus, mõnegi teema, mõnegi lahendamata probleem ja juhtumisi tolle ütleja või mõtleja võimsus välimise aurakeha vibratsioon on olnud tugevam ja tuu, kellele tuu mõotus pääle jääs, needus pääle jääs, tuu on mul hetkel siis nõrgem. Valdavalt on üks selline ütine tunnus niide 3 asja, või 4 asja kallale tuleki puhul, et mänsekski hetkes sa tunned hirmu. Kas käib mõni kahtlane heli, mõni kolks koskelgi? Mõni külm jutt just mööda selgroovi, mis toimub? Või ehmatad millegi üle? Kass hüppas üle tii või mis iganes või juhtuda. Ehk siis tegelikult anname loa tollel probleemil nendele kallale tulla. Juhul, kui nüüd tunneme mäeski ohuolukorda ja ütleme, et ei, määnegi jama, mulle ligi ei tule, siis ei saa ka miski asi tulla ligi. Välja arvatud, määnegi suure võimsuslik isiksuse vägistamine, vaimne vägistamine. Tollel juhtumil
siis tule lihtsalt tugevama inimese poole pöörduda, kes tolle asja ära seletas. Aga on ka üks täiesti neutraalne võimalus minna oma püsti kanalit müüda nii korgele üles, kui su vaimne võimekus, keskendumisvõime võimaldas minna. Ja siis koputad tolle õigluse usse peale, et kuulge, kas nii on õige? Sa ei pane oma võimsust seal mängu, sa ei lähe kellega kaklema, aga sa lihtsalt küsid, kas nii on õige siin toimub. Järgmine alumine needuste kasti osa, esihinda teenitu needuse. Kõik tegevus, mis ületas hinda kaitsmise vajaduse, tõse inimese suhte. Tiin, hinda teenitu needust. Tollel on valdavalt karistushaig. Nii nagu meil esivanemate kultuuris on olnud, et andeks andmist ei ole olnud, aga on olnud tuuasi, et kui sa oled oma teost aru saanud, sa mõtled tolle asja läbi, sa korrigeerid oma käitumist ja edespildise elu toda vika enam ei tii. Siis sa saad tollest hinda teenitud needusest vabas. Neid hinda teenitud needuste puhul on veel itsane tunnus, et on võimalik küsida, et kui pikas saavas see needus veel on. Tavaliselt aastate 3., 4., 5., 6. aastas olemas tolle teo kategooriast, raskusastmest. Ehk mis on hinda kaitsmise vajadus? Kui näiteks kiholane tuleb minnu ründama, puursin mulku sisse, nakkas mu käest midagi võtma minu kahjustama. Kõige neutraalse poolest ta mina puhku. Aga kui sa tunned, et sa ei saa enam selle massiga hakkama, no lihtsalt on ta siis minema pühki ehk siis lomastada. No too on küll, kus kellelegi inimeste tundlikkus on erinev, siis nagu enesekaitse raame. Aga kui üks kiholane tuleb ja sa oled teda takka ajama niimoodi, see on selgelt enesekaitse vajaduse ületamine. Nii et lisas hinda teenitud needustele on enesekaitse ületamise teema aktuaalne ka ütel juhtumil, mis me nüüd kirjutame joonistamise allapoole, on karistuste teema. Ja fikseerimis ära, et teiste antud needustega on siin ülemise kastis tegemist ja hinda teenitud. Hinda teenitud needus alumise kasti. Siis on veel üks needuste kast. On lihtsalt vajadus, et näideti asju ei vaja kuigi ära fiksiili. Nimi on organpa astma ja tekkis siis mõnegi number sisse, kui inimene on oma käitumisega kas süvendanud või põhjustanud tõsel inimese surmahaigust ja siis viimast arminekut. Viimase vaatuste tulemusena on siia lisandunud veel üks asi. Ta numbriliselt ei väljendu, aga väljendu
kes on see hägusad pildid, on allumise teema. Kui inimene, konkreetne inimene, no kellest meil parasjagu juttu on, kes on vaatuse objekt, kui ta allutas oma vaba tahet kellegi tõse tahte. Ükspuha, mis tolle eesmärk või taotlus siis on, kas peresuhte säilimine, töösuhte säilimine, mis iganes. Aga kui sa tunnistad, et mu tõde, noh, olgu pääle siis, et ma siis arvasin, mu arvamus oli vale, mu tõde oli vale, no olgu siis, teeme siis nii, nagu su tõde on. Ehk siis pikemaajaline oma tahte allutamine kellegi tõde tahtele on eelduses verevähi arenemisel. Lähkkasvaja pahaloomuliselt valdavalt siin on märgil number 3 aasta neelsus. Ülejäänud kahjustavatest osadest olenes tälleste inimese tundlikkusest. Mõnel on 3 ühikut siin ja ta tund juba hinnast jube kehvalt. Mõnegi raskus, mõnegi midagi ei suju, midagi väga viltu. Kuni inimene tood 5 vilkust, võib-olla 10. Mõnel on mitukümmend tuimalt inimene. Sangi kotus 5 hoonada probleem. Ta ei tunne midagi. Mõne nüüd vähekese nendest vabanemise. Täpselt tuu väike sissejuhatus sai tettus. Kõik sega ja kiusa probleemid saavad tulla meile siis, kui me esi anname nõusoleku tulla. Võtame ka näite, kui keegi viskas lumeseta oleme kõik pidanud. Keegi viskas lumekuuliga. Nii. Näete, et lumekuul tule pihta. Ja ma hakkan lautama toda, et või, kohe ta nüüd tule siia. Et kas ta nüüd tule siia, kas ma saan siia matsu või siia matsu. Põhimõtteliselt me anname loa tollel hinnast rünnata. Kui tegevus on saane, et saab tule midagi, siis me saame viist ära astu. Kas ta jõud üldse muumala? Kas saan kohe kõrvale suunata? Kus minnast täitsa saanud? See asi ei tule muumala. Siis ta ei tule. Valdoosast. Täpselt neid asju ka niimoodi. Mägide hetkel, kas teadlikult või alateadlikult, me anname loa teil asjadel interkallal. Nendest vabanemises on siis vaja jällegi esitada ka küsimus. Kas ma või tolle teemaga tegeleda? Kas mu võimsusest piisas? Aurakeha vibratsiooni võimsusest piisas, et tolle probleemiga tegeleda. Kui minna torkma hindast tugevama, siis nõude tulemused oma kõik meeltesegaduse, hullari, kinnisalutused, pikk ravimine, vaimuhaigused. Ja või juhtuda, et mõningide olulisemide juhtumite puhul ka laaditas paari kuuga, laaditas inimene nii tühas, et sa lihtsalt pead siis hüllast minema. Nii. Kuidas need tahad või? Paned. Asja võid ka võtta. Šargid ära sealt. Nii. Läheme edasi, et mitte väga pikalt jäis jääb peatuma. Kas võib küsida korra? Jah, palun. Kuidas kaitsta selja tagant ehmatamise vastu? Üldse pikempaaegne protsess. Põhimõtteliselt tegemist on selja tagant rünnakuga. Keegi ründas sinna. Kõige edimene asi rünnak likvideeri. Ükspuha. Sa ei tea, või mis asi. Sulle satas midagi peale või keegi tule kallale, keegi tule sarvega sulle kallale, keegi tule relvaga sulle kallale. Kõige edimene asi rünnak likvideeri.
ehmatad ära ja siis ei, enne ehmatust. Sa tunnetad ära, midagi on väga valesti, miski asi, noh, tuleb mingi helüga, akustiline kontakt, mis iganes. Kõige esimene asi, too ei ole näiteks mingi langev post, või maha satav saim näiteks, see sälga tuleb. Kõige esimene asi, kui sa tunned, midagi juba tuleb, ennast kaitsta. Ja siis on pära haigu lahendada. Mis eesmärgil, millega tegemist? Eeldas tohutut nahaalsust, aga enesekaitses täiesti vajalik asi. Aga kui ei tunne, et tule, see ongi tuu. Edasi tegutseda tollest hetkest, kus sa oled adekvaatne. Kus sa saad aru, mis olukorras sa oled ja mida sa saad veel muuta. Mida sa saad, kas enda kaitses või teiste kaitses. Võib-olla saad mänsigi asja püsti tagasi kanda. Mis iganes. Enne hinda kaitsmiste koha pealt unnest teadnud veel jah, ja tulen kõrras sinna tagasi. Täpselt sama, väga näed, sa tuled liitavad asja. Tähendab, kui me oleme käynud kuskilgi, valdavalt surnuaedadel tulevane kinni on hinge meile kallale, valdavalt rannakoha, ujumiskoha, kus tihtipeale inimesi siiski ka ära uppusse. Kui me oleme kohkilgi käynud, või mõne võimeka inimese silma alla sattunu, keda nagu vanasti ütledi, et lauta ei lasta, et ta kaetas mu looma. Kui tal tule meelde saane asi, et Ott oli säänses seltskonnas või säänse kotuse peal käve ja tollest aastast pääle on mul määnegi jama kallal, siis hinda kaitsmises. Kui minna mõtte tolle sündmusele eelneva haigu tagasi, A-tõlge mööda, tolle sündmusele eelneva haigu tagasi. Ja siis tolle koha peal mõtlemi, et mul on kaitse peal igasuguste sissetungijate vasta. Ja siis mõne sekundi jooksul tulemi reaalse haigu tagasi. Tolle tiitmisega mul on kaitse igasuguste sissetungijate vasta peal. See on sissetunginud seltsimehe probleemid ja see su kaitsest allapoole. Ta ei kõrvalda momentaalselt, aga sa saad takast järgi panda hindale tolle puhastuse, tolle kaitse peale, mis tasapisi latsukka kõik aeg edasi ja kõik aeg tuu probleem ja siis allapoole su kaitse. Sa ütled, et ma ei ole tahtnud hindale midagi mäesti jama ligi lasta. Ja siis, kui tunned toda väke ja võimsust, sa saad ka tolle jama maandada maa sisse. Ta on väga suune asi, kõik puulehe, sügüse, kõik haina jäänusse, kõik praht, kõik lagunev asi maa peal, maapind võt vasta, töötles ümbre algosades ja järgmine idanev seeme saab kasutada toda väga ilosa või väga viljaka, väga kasuliku taime asja oluse kasvatamises. Rünnakute puhul, kui te olete avastanud mändsegi suuna, kust tule teile mõnegi rünnak, siis kõige neutraalsem, et mitte saia enesekaitse vajaduse ületamist, endale süüdistust, endale kaala, siis kõige neutraalsem on tolle suuna pealt saata too mõjutus maalis ja maa. Kui sa tunned, et too rünnak on järjepidev, väga tugev, siis järgmine neutraalne teema on paned peeglid tolle rünnaku ja hinda vahel. Ehk mis sealt tule peegeldab algpunkti tagasi. Kui sa tunned, et lihtsalt tollest maantamist ei piisa, minu rünnakus edasi, pane peegel vahele. Ehk siis kasutame toda põhimõtet, et mida sa ei taha hindale, kui teistele. Nii kõik kiirgami midagi välja, ka needuste panija, vist musta maagi, kes torkua pilt nõkluga pruuva midagi posida, mänsiki midagi sajatada. Inimene käitus samamoodi nagu
füüsikatunnih on kõneldu mähissest. Pinge all mähis hakkas tekitama, indutsiirima siin magnetvoogu. Viis kuuendikku ringles siinsama mähise ümber, umbes 1 kuuendik hajus. Inimese puhul täpselt sama lugu. Kas ta toot häid mõtteid või ta toot mäski elu laastavaid mõtteid? 5 kuuendikku on sul alati hing. Ainult 1 kuuendik lähed sinna, kui sa mõistad kanaldada, suunata kellegi mõjutamises. Ainult 1 kuuendik. Võitluse tihti 5 kuuendiku ulatusega esi. Nii, lasin nüüd edasi. Proovis hästi lühidalt, et tegemist on väga suure komplekti ja värgiga. Et mis numbrilisi väärturi siis on inimeste puhul välja tuua? Üks oluline asi on elujõud. Sõltus valdavalt meie toidu kvaliteedist. Mõõdetas hertse ehk võnged sekundi. Elujõu näitaja tekkis tollest momendist, kui me hakkame siia ilma tekkima. Siin hakkas meil see elujõu number asuma ja kui me hakkame siit ilmast ära minema, siis see elujõud laaditast üles nullisse. See on konkreetselt siin elu, sellel kehal elujõu näitaja. Kuna ta on väga korge sagedus, siis seda on mõistlik väljendada 10 astmete. 10 astme 15 on siis umbes nii kartuli, sealiha, säne sagedus. Aga kraavihallile väga vajalik füüsilise töö jaos 10 astme 16 on siis 1 ja nii palju nulle taga, kui siis astme näitaja on. Hertsi ehk siis nii palju võnkeid sekundit. Emotsiooni keha jaos, et midagi tunda, et vähekesegi aru sai, et kas too viiulimäng on nüüd illas või oli jama, miildus ei miildu või tundevärk. No oleks ju vaja juba korgemalt sagedust, 10 astmet katese lõist, ütese lõist. Vaimse tegevuse jaos vaja veel korgemalt sagedust. Ütese lõist 20, 21. Tunnetuse jaos veel korgemalt sagedust. Ja niimoodi tähendab mi koosnemi valdavalt ju füüsiline keha, emotsiooni ehk tundekeha, mis peaks olema suurem sellest asjast, no hingekeha, et mitte segi, aga nüüd vahepeal kasutame toda rändaja hing, tolles mõista, ehk siis kes siist elast edasi läht. Aga siin kontekstis on ta nüüd hingekeha, emotsioonikeha, tunde. Kolmas keha või ümbrel peaks olema suurem vaimukeha. Nii. Eeterkeha ja nii edasi. Et kui me saime siia, suhteliselt lihtsalt näiteid võtame praegu, füüsilise keha jaos on seda madalamat sagedust, siis 10, astme 15, 16, 17 vaja füüsilise töö jaos. Emotsiooni, tunde, hingelise asja tunnetamises korgemat sagedust 17, 17 astme näitaja. Vaimukeha jaos veel korgemat, eeterkeha tunnetuse jaos veel korgemat. Ehk
ehk siis inimene käitus nagu raadio vastuvõtja. Et mõne sagedus on seal raadiol see, toda sagedust ta võimeline vastu võtta. Mõne sageduse me hindale sisse söömitud. Toda sagedust me ole võimeline vastu võtta. Kas see on seotud ainult toiduga? Või Valdavalt toiduga, enesetundega, pigem vähem tervisega, aga alguse sa 90% toitumisest. Nii et põhimõtteliselt selle sageduse tõstmine on ikkagi väga kinni selles samas dieedis siis, eks ole? Mitte dieedis, toidu kvaliteet. Toidu kvaliteedis. Mis sa toidu kvaliteedi all silmas pead? Suhteliselt lihtne teema. Kes tiidse siia nüüd helistada? Ma ei ole kellelegi ütelnud, ma siia tulin, aga näed, lõõdas üles. Valdavalt kõik, mis meil siin kasus, toda kasvatas päi. Taim võt vasta tulle päeva käest tuleva sageduse ja kui ei ole, ma siit tegi inimese ahmusest väänatu taimega just tegemist vigase aretuse tulemusena, siis enamus taim, no mõni on ka geneetiliselt juba madalsagedus, nagu sealt Ameerika mandrilt meile siia jõudnud kardokast oli jutt. Maitseaine valdavalt, ravimtaime valdavalt on suhteliselt madala, aga neil on mõnegi muu eesmärk, neil on mõnegi muu funktsioon, väikses kogusse. Meil on kas siis sealt saame kas mineraali, kas me saame siis mõnestki muud välja, aga valdavalt on madalsagedusega. Aga mis oma meil tuntud toidutaime, oma valdavalt korgesagedusega. Ja ma võimelise päeva käest vasta võtma sageduse kuni 10-21 astme hertsi. Nii, juhul, kui see taimelt on valmis saanud idanemisvõimelise siim, paljunemisvõimelise siim, siis selle sagedus on valdavalt 10 astme 23 hertsi. Ehk siis elujõud tule kosketi mujalt. Päeval väesti tule ja see ei viisa. Lammast on väga lihtne joonistada. Karva villapuntra ja taimetoitlane, kes süü ainult taime. Tema lihakeha sagedus ei saa olla korgem kui tuu materjal, mida ta süüb. Üks asi veel, lisas taimedele on ka siis planktonviise, kes on võimeline taimedest vastavad. Kõik ülejäänud elustik on tolle järel tarbija. Ehk siis tema sagedus ei saa olla korgem kui tolle taimel, mida ta süüb. Urihunt, kes süüb lammast, värsket liha. Tema lihakeha sagedus ei saa olla korgem kui tuu, mida ta süüb. Ja alati tuu perpetuum mobile efekt, et pigem tiba väiksem kui tuu, mida ta süüb. Kasutas osa millestki muust. Tema sagedus ei saa olla korgem kui sellel toidul, mida ta süüb. Mõmmik, siga, kana, raipetoidulised. Tema sagedus ei saa olla korgem kui tuu, mida ta süüb. Edasi, no võtame siin
ühempalt vihmauss. Käed pulli, tõmbasin talle urgu teo. Siis telesi muu lagundaja elustik valdavalt küll siis mullapinna all juba. Nende sagedus, nende lihakeha sagedus ei saa olla korgem kui too, mida ta siin. Niimoodi päevaväel kasvatatud taim jõud mulla lagundaja elustiku töö tulemusena algosades, mis säilis valdavalt kuumusbakterite kehade koorese elemendid, koores muld on valdavalt siis peenes ja koores, peenikene osa on tuu, kus me äsken struktuuri ei näe, umbes nagu kuiv voolav liiv, koores on siis sänsed struktuuri tükukese, mis koosnes kolmest osast savi, vesi ja huumus ehk elupärane aine, savi niiskuse hoidmises, liiv õhu hoidmises ja orgaaniline osa toidu hoidmisest. Valdavalt siis nende huumusbakterite kehade säilis kas üle talve ja järgmine seeme, mis mulda sattus, aja välja idu ots eraldas kasvustimulaatorit mykoriisa seentele. Mullase on saan seltsimas nagu siin nimega mykoriisa, seene mykoriisa on pappi kaheksa ei kutelda, kelle niidistik ütsots on kontakti. Ta tundarsist tolle idu selle stimulaatori ja võtti ühendust tolle otsaga ja tõeselt otsad siis meil on miljon haru siin. Veel tekkis selle ühendus siin, et taim and seenele ja tollele koorese terale toda asja, mida tuu elustik seal mullasest küsis. Ja taim saa mullast läbi seene niidistiku vasta toda ainet, toda kooslust, mida on talle vaja. Lisas tollele vett. Vetta tõmbas lihtsalt juurestiku hinnaga endale sisse. Ja mis on tuu kunstväetamise ehk vädisiviljeluse õnnetus, väetis saa lahustuda ainult viise, taim tahti juua, ta on sunnitu kõik tolle kompoti hindale sisse tõmbama ja kohegi ära ladustama. Kohe, siin näeb. Kui taim aja valmis näinsegi küpsusastmas juba seeme, siis ta valdavalt enam toitainet mano ei taha. Ta ütles selle seene niidistukule, et ei taha, aga vett on tal vaja. Aga kunstväetise õnnetus on tuu, et ka siis, kui taim enam toitaineid ei taha, vetta, liiga ütetule lõiksnud. Liigse nitraadi, muu jama. Ja siis ta peab tolle kohe kär paigutama. Siis vinnuski tolle siimne rakukest puunitades suures, rakukest tõmmatas õhukases, siis tolle igasuguse hallituse, viiruse, söödiku sinna kallale, siis on vaja sinna mürki peale valada ja nii edasi. Pikemalt ei teata, kui just küsimus. Ma lihtsalt küsin hästi kiiresti, kas kõik taimed kasutavad seda mykoriisa sümbioosi või? Kõik, absoluut kõik taimed. Kes saavad normaalse loodusliku keskkonda, millele juba põld on juba eelväetama väärtuses või kes koos seemel pandast külletagi mulda, nii et tal on väetise kiht ümbre. Saan ei teki lihtsalt tulla sidet mykoriisa seenega. Nii. Lühidalt veel. Kui muutu saa lihtsalt
jäi siin majusta inimesed ja silma alla hetkel majusta. Et kus saa veel korgab seda sagedust? jah. Saab muljalt tule elujõud 10-23 aastane. Nii, kui muutume teda toitu töötlema, kui me kasutame elektripliiti, gaasipliiti, mikrolaine ahju, siis ega töötlemisega satas siis 1-2-3 numbrit madalambaks. Kui me kasutame elavat tuld, puupliiti, veel parem lahtist kollet, siis tule 1-2-3 numbrit siia manu astme näitajale. Päeva käest tuleb pidevalt, et me oleme selle tuumareaktsiooni produkt. Mis järgu on tuu tuumareaktsioon parasjagu, sealmaal on meil see elu järg. Meie areng siin maamuna peal. Informatsioon tule sealt, käsutada sealt. Kui me kasutame naftat, kivisütt, see on mõni miljon aastat vana informatsioon. Siis tolleaegne informatsioon oli tapa, söö ära kõik, mis kätte saad, murra maha. Murra endale ükspuha, mis meetodil eluõigust. Nansestki lähedust, nansestki suhtlemisest ja seal mõtet kõnelda. Puu, valdavalt küttepuu, on meil aastavanune, paari aastavanune, mis on siis nagu kuivama pantu. See on väga värske informatsiooni jaoks. Kõige värskeid informatsiooni on, kui me koondame päeva kiire ja tolle paistel soojendame, töötleme oma söögikorrus. Niisiis, lisas tooraine selle taime päritolule, olekule, taime töötlemine, mis mootas tema sagedust, me sööme sisse, saame elujõu. Ja veel üks asi, kui me oleme hindale portsu valmistajast, konkreetselt, mida konkreetne inimene hakkas sööma, siis on tuu teema, et mis on algselt söögipalve algataja. Ehk siis, kui me paneme talle oma söögiportsule päev ümbre, ütleme talle, et palun kohane vastavalt keha vanadustele. Mis on veel paari nullise manu, et paari numbri võrra suuremas. Et mis on nüüd ka eterkehasid tootustega. Ja see pärast meil hakkame tundma, et kuule, on vähegi tunnetus, ma saan nüüd mõnest asjast aru. Kiirustada ei tohi. Enda kogemusest või ütelda, et kui mõne nädala joosul kasutada väga mõnuga, vaid kasvatatud, väga ökoloogiliselt kasvatatud toitaineid, väga häid, väga korda väärtusega toiduaineid, siis ma isegi hetkel hakkab tundma, et mul ei puutu ainult maa peale, et ma ükskord kuskil hõljud. Ma ütlesin, et tõstist inimesed päris oma mulli küll jah, aga sa ei kontakteeru enam selle ilmaga, selle eluga. Siis tule meelde mustast kastist, mõnegi mälestus, Sanna suitsupekk või siis autolahka pealt praetud läinud omati kastmes ja koostatalu pilu. Et tule karbitäie endale sisse, kus leiva ja piimaga. Tere tulemast, ma olen jällegi siin maa peal tagasi. Saad nagu tasakaalu kätte, maa peal tasakaalu tunnetama. Kunagi 85 aastat tagasi ma otsustasin, et kuulge, soola söömine täiesti ajuvaba asi, lolli maitse harjumus lihtsalt. Ma ei pane ütele söögina soola mana. Kuu aja pärast täpselt sama asi. Tasakaal nad seal kaob. Millest probleem? Me oleme kogu oma varasema elu, oleme harjutanud oma keha tohututes kogustes meile mitte vajalikku soola välja viskama. Ja kui me äkitselt jätame selle soola süümise järgi, siis meie treenitud organism viskas ka talle meie elutegevus vajalikku soola välja. Nii et üleminek saa olla ainult
Vaimsuse kontrolli all, järjepidev, vaikne kulgemine. Ma küsin veel siukse küsimus, et vaat sa mainisid seda palvet või nii-öelda palvet, et kas selle sageduse seisukohast on ka tähtsus nii-öelda sellel tänupalvel või siis nii-öelda sellel programmeerival palvel? On see mingisugune siukene vahe sees või ole? Tänamine on viisaka inimese elu osa. Aga programmeerimine on teadlik toidu kohandamine meie hetke vajadusele. Aga kas see nagu sagedust ei mõjuta nagu selles suhtes? Loomulikult, kui me oleme natuke põhimõttes selges mõtelda, omas võtta, näitab seda kannata. Mida juba selliseid eelistusi. No näiteks, kui me loobume rafineeritud suhkrust, hakkame kasutama oma kohvi tee sisse mett. No mingi paari pügala jagu elujõud kasuks. Kui me oleme nansegi teema hindanud läbi mõtelnud selgest enne, üteldes, et arvamus on nagu perse igaühel oma. Ei ole õige ütelda tõsele, et su arvamus on vale, minu arvamus on õige. Sest nii ega üldse oleme oma arengu mättavad. Lihtsalt me võime olla tõsele jäänud, kelle kohta me arvame, et tema arvamus on pigem, mitte päris see. Me võime oma seisukohtadele selgitada. Kui inimene mõtleb, jah, huvitav, aga mitte tal ei ole vale arvamus. Tal on oma hetke arvamus. Nii. Proovime edasi jõuda. Välimise aurakeha vibratsioon, millest me enne vähekese mainsime toda asja. Vibratsioon ja toda on katteliiki. Tavaolukorra ja vibratsioon maksimaalne. Ehk siis, kui me läheme üle aia hüppama, kingadega, viigipükstega paneme jõudu üle aia. Kui korvist aiast üle hüppama. See on tavaolukord. Kui me keskendume, mul oleks samas aiast üle hüppama. Teeme, valmistume. Edasi, paneme vastava rõivastuse. Keskendume. Nii, nüüd lähe ja pane. Kui palju sa siis välja? On see maksimum. Pidevalt ei ole võimalik olukorras olla, sa lihtsalt kurnad enda tühaks. Ja siis seda asja on mõõta ongstunist. Mõõta ühiku ongstunist. Tavaoleku viirutse asi. Proovime kiirendada. Karistused. Ole hea, kirjuta sinna sellele märgistuse juurde see ühik ka, et oleks pärast aru saada, mis see on. Sülemine. Ongston, jah, kirjuta see sinna juurde, et jah, mida see märk tähistab nagu. Ta on üks ångström võrdub 10 miinus 10 vastumeetrit. Kasutades ainete materjale, kristallvõre, struktuure, vahede mõõtmisel, hindamisel. Näiteks rauakristallvõre olenes nüüd, kas ta on siis tahttsentreeritu või on ruumtsentreeritu, kõigus seal 0,8 kuni 1,2 ångströmit. Umbes sääne, võib-olla mõnegi seos tekkes. Pigem pealt ei lahkasi, okay. Et siis kolme kaupa meetrist millimeeter, mikromeeter, nanomeeter. Satas siin kolme ühiku võrra ja siin saame võrra
komprommi kah, kuigi käega katsutavas või ausaadavas. No asjad nüüd omasid tulla rändaja hingekesega, mitte selle emotsioonikehaga, vaid tulla rändava hingekesega, indiviidi hingekesega, tuuges tule siia ilma selle konkreetse kesta sisse. Vot neide numbrite alusel, mille mis siis see hingekene läheb minema ja kaased koskilgi nansigi paarikesel on taoline tegevus käsil, et sinna või tekkida üks uus keha ja siis seal tõispoolsuses korraldas välja hingede konkurss tollele tekkimisel olevale kehale, kellel on kõige parem aktsiapakk siis nende võimsuste näol ja mida ta lupa, et kui ta saa õiguse sinna selle kesta sisse kolida, mida ta siin ilma korda saad, mida ta siin hääd kasulikku tege, kui mu ta seda ühiskonda avitas, selle et sa tõispoolust on kõik pilt näta, mis järgu me oleme. Mänsite vanembite latses nii tuleme. Et vanembit ei ole vaja kunagi süüdistada. Välja varatu juhul, kui vanempa nakkase last vaimselt vägistama, et andva ette valemeid, mudeleid, et ainult nii on õige ja muul moel mitte, siis vanempa selkasse juba latse tunnetust, latse arengut, tuo on kuritegu. Ehk sisuliselt kõik see, mis nagu praegu ühiskonnas toimubki, eks ole? Selle paki põhjal siis teetas tuo valik, et kes saab tulla. Inimeste rändajate hingede puhul on siis niimoodi, kui on kõik pooldumise teel paljuneva tsükli, ümbersünnitsükli läbi tehtud, kui on siis taimetsükli, putukatsükli, loomatsükli läbi tehtud, siis tuleva inemises olemise kohustusliku sünnitsükli peale toda, kui siis kõik omaduse oma siin läbi katsetatud tõestatu, et sa saad hakkama, siis tuleb vabatahtliku sünnitsükli ja valdavalt kate latsevanempa kõige esimene lats tolle kesta sisse kolimises saa õiguse vabatahtliku sünnitsükli hinda. Kes tule siia ilma, mänsitki suuri asju kõrda saatma tegema. Tum siis põhimõtteliselt nagu oma ilma loomise õigusega. Karistuste teema. Siin kõnelin needuste puhul, hinda teenitud needuste puhul, korgenpastme needuste puhul, enesekaitse ületamise teema seondus karistustega. Selle nüüd mäski ühikut ei ole, aga et ta oleks mingil määragi võrreldav neid võimsuse näitajatega, siis kasutada umbes sammu suurusjärgu. Ja nüüd viis, kes on pikalt teinud jälgimisi, katsetamisi, siis kosti karistus umbes 60 ühikut võrdus umbes 10 roti kinni püüdnud lõksuga, kui sügisel segasuguse närgilise elamiste sisse tungima. Lõksuga võtab näiteks 60 ühikut. Millest see teema üldse välja tuli? Ma olen kuulnud karmast, aga ma ei ole aru saanud, mis asi ta on. Ja siis tuli too karma kuigi osades pulkas vallale võtta ja siis jõudsid olla karistuste teemani ja mõnikide inimeste jälgimisel karistus oma siis täpselt teo, kus me ületame enda kaitsevajadust või ründame kedagi tõist. Kogumiselt mänsitki numbreid ja siist ilmast inne minema ei lasta, kui kõik karistus oma kantu. Karistustega on sääne lugu, et kui on isal, emal on määrgi karistus, ütleme ütel nendest on näiteks 7000 ühikut karistust. Siis kõige edimene lats, kes tal sünnis, tahab kogu selle pagasi tolle latsale üle. Too lats valdavalt oma elu algperioodil, valdavalt vanusevahemikku 3-7 aastani kand oma osa tollest karistusest.
3000, 3500, 4000 ühikut, no inimesed erinevad. Mis tal jäs kandmata? Tolle ta and edasi oma kõige esimesena sündivale lapsele. Valdavalt siis ilmast inne minema ei lasta, kui karistus oma kantu nullis. Ehk siis tuu inimene, kes on ka veel pääle laste sündi, on segi jamasid korda saatnud, kedagi rünnanud, tal on määnegi nummer seal, karistuste nummer, siis nujase valdavalt inne surma aastas paaris 3-4 tõiste hooldada, linade vahel liigutada lamavas haiges. Aga mõni inimene lastas ka näiliselt väga lihtsalt, siga, pätt, kaabakas, väga lihtsalt, kas suures Sarkovskilgi või. Et mille nii? Vot seal tule nüüd karma teema mängu. Tõenäoliselt ta sünnus järgmise tsükli madalamale tasemele. Vastavalt tollele, kui palju karistustega ta siis ilmast minema läitis. Rohkem ei taha siin peatuda. Nii. Et siis, kui me lähme nüüd mõnestki objekti hindama, kaema, siis miaus on oluline ja maksimaalne võimsus. Et siis me keskendume mõnselgi objektile, kui palju me tolle hetkel siis oleme suuta seda võimsust arendama. Vastavalt tollele siis me kas saame loa, sisetunde loa tolle teemale tegelda või mitte. Poltergeisti lugu ehk siis kummituste lugu valdavalt võimsusega koskilgi 21 500 tähenduse võimsusega. No kõik me teame, et väli valdavalt pääle vette visatu kivi, mis tekitas siis säänist lainetust, muu lainetus liigus kõik niimoodi. Aga seda pidi on parem teda välja joonistada põhimõtteliselt see võimsus on siis siin. Ehk kummitusega tegelemiseks peaks siis olema tuu konkreetne tegeleja, kummitusega suhtleja, peaks olema suurema võimsusega kummitus. Et kes läheb kindlasti tugevamalt torkama, siis tagajärg oma väga ettearvamatu. Alati peaks olema kõrval siis keegi tõne, kes on teadlik tollest asjast. Et tolle hetkel, kui inimene läks nüüd tolle asjaga tegelema ja taga ei juhtu midagi, et siis kellegi tõsel ära seletada, et kuule, nii juhtu ja siis võib-olla võimalik tuu asi tagasi arutada, algusse tagasi tuua ja toda muidu probleemile lahendus lõuga. Mul on selline küsimus, et kas see kummituse teema, et see energia, eks ole, kes siis tegeleb siukse füüsilise manipulatsiooniga, et kas see on alati siis keegi ära läinud või füüsilise keha maha jätnud või see võib olla ka mingi suvaline energia, mis lihtsalt siin ilmas on? Kinnijäänud hing, valdavalt. Kinnijäänud hing ja tasapisi jõuame nüüd elukotusse, kui hoone mänsehki tsooni koonduse kokku saava just miinus välja kokku Hartmanni võrgustiku, Karri võrgustiku, veel mänsitegi muude roiskuva, laguneva orgaanilise aine mõjutuse, siis sinna oletame, et koskilgi tekkis üks miinusmärgiga on siis energiasammas, negatiivne energiasammas. Ja inimesed, kes otsiva hinda suremises või hinda siiste ilmast ravitamises, üles riputamises, maha laskmises, kuidas iganes, alateadlikult otsitas tuu kotus. Ja neid väljade hindamises on kah mõnegi suvan ilma ühikuta mänsigi numbri kasutusele võetud
õige mäleta, siis Tuhalo nõiakauman on üks pistli pantu positiivse energiasamba tähistamises ja kas seal oli pluss ütles ja 100 positiivse energiasamba võim. Nii et umbes tollega võrreldavalt siis hinnatas neid. Kui selle miinust on juba -400, siis on väga tugev negatiivne energiasammas tolle jaos, et tõmmata just surijaid, enesetapjaid ligi. Ja tuu inimene, kelle võimsus siin ilma tegelikult ei olegi päris nii korge, et kummitöö sai, aga sinna lähedale, siis see kotus siis võimendas alati teda inimese võimsust ja siis ta on võimeline mateeriat energias ja vastupidi. Ta taht hindest märku anda. Avitage minna. Kõik inimene on hinged tahtva siis tarmida. Neil on mujal tohutu huvitav, nad on järgmise ringile tulla. Arvates, et umbes 5 korda rohkem on neid hingi, kui see maa peale armahus, kes tahtva siia tulla. Ja tuu pärast tule hing sisse ka näiteks katseklaasi eksperimendile. Vai siis mänselgi probleemsele sündimisele. Nad tahtva tuoda tsüklit siiski läbi teha. Tuleme nüüd kas või vägisi elu kohe aga no eks te küsite, eks te tuletate mulle meelde. Niisiis, otsime hindele sobiliku elukotust. Paneme juba punktina kirja, mis on oluline. Maa, väli. Kas maa üldse võimaldas tolle kodusse peale sul rahulikult, normaalselt, tervelt, jätkusuutlikult elada? Tõne asi orgaanilise aine lagunemine. Kui kas selle igijää liikumise visiidi tulemusena või meie maaparandushangarite töö tulemusena on koskilgi lohu, kus on palju paks elus orgaaniline kiht, on mätsisena peale tõugatud. Et siis elus orgaaniline asi on matletu kohegi roiskuma. Või siis seal on märgimatus matmise kotusse, lahingu kotusse. Siis sealt pidevalt tuleb toda surma energia. Ja tunneme ta lartundlikuma inimesed. Kolmas asi, radiatsioonifoon. Radiatsioon on pidevalt ega kuul olema. Ainult, et mõne koha peal vähekese korda, mõne koha peal vähekese madala. Valdavalt siin läheduse looduslikku radiatsiooni ei ole. Kui ei ole just mõnda radioaktiivset saastet. Neljast asi, radoon. Lühend ehk algus tule üsna sama muudu, aga kirjutame ta pikalt välja. Radoon väärisgaas, aga kui me paneme oma maja kohegi peale, kosta maa sest vabalt välja imbus. Paneme seda kooriku peale, pakett akendega laed tihendame ära. Ta kogunes sinna sisse. Ja me tunne nüüd vastik, valdavalt kurgu piirkonna. No miski asi on siin kallal. Raskuse hingamisega, mõnegi jama. Et siis, seal avitas küll siis tuu põhja kilega kiletamine, aluse kiletamine, aga kui ökoloogiline kui õigus on, pigem võib-olla vähekese kõrvalpool koskil mõni kotusotsi. Nii, no hetkel, jah, oleme siis viil.
tahtsin kerrata ümbritseva inemise, aga on elukeskkond äkki või on liiga ümmargune näitas. Paneme pigem ümbritseva välja. Valdavalt inimestes, selle kogukonna väli. Kui kellelgi on miks olla kotus, aga mänegi kala või mänegi kala, haise väheks erinev. No siis eks päris hästi ei edene see asi, kuni tuu teema ei ole lahendatud. Nii, aga hakkame pista maa väljast. Jah. Maakera puhul on siis tegemist hõõrdemagnetismiga, kuna maa sisemine raske osa veerus ütes suuna, maakera koorik veerus tõdes suuna ja seal vahetekus hõõrdemagnetism. Kõigil väljadel on sääne omadus, et tekitas hindale mõnsegi kanaleid, kus neil on lihtsalt liikuda. Ja ütleme, mõnegi struktuur võis olla siis niimoodi, et kui siin mõnegi vägi veerus sedapidi, siis saame aru, et sedapidi tekkis sedapidi liikuv koridor ja siin kõrval siia tekkis sedapidi liikuv koridor. Ja et mitte väga pikalt seal peatuma ja siis võtame kõrraga inemist ja elutegevust mõjutava suuremat, oma võimelise hindast tugevamaid tsoone kohegi moodustama ja kuna nagu me näime, kõik asi toimus läbi ringlemise, keerlemise, siis kui on ütlebite väli, siis tuu jaos, et seo saasi siis hästi lõdvalt siiapoole liikuda, tekkis üks suurem keeris siia ja siis lähed sinnapoole, siis lähed sinnapoole, siis lähed siiapoole. Väga primitiivselt ja lühkult niimoodi seletame. Ja no, moodustas endast veel suurem tsoone. Inemise, tas määnestki välja on võimalik ka käega tunnetada, aga me ei hakka teda praegu tegema. Umbes paarikümne sentimeetrise läbimõõduga põhja-lõuna suunalise, ida-lääne suunalise. Nende pealispinda on võimalik kompata väga tundliku käega, väga keskendumisega. Ilmakaare suunda on võimalik siis määrata. Ja kui panen käe tollele vahele, siis me tunneme ära, et konkreetselt selle koha peal juhus praegu see peopessa sisse, ehk siis konkreetselt on siin säänse vorstiga tegemist. Aga elutegevust ei mõjuta. Aga mis me elutegevust mõjutas, on naatu nimetama millegi pärast tõseastme ja kolmanda astme maavälja. Mõjutas neid väga otseselt. Tõseastme maaväli, teda on naatu vähekese ekslikult nimetama viisoonas. Tegelikult on lugu sääne, et maaväli lätt oma koridori pide, sealt koos talle miildus, sealt koos ta õiges pida. Tavaliselt kaaslast olla ka vesi, aga ei pruugi kaaslada vesi. Nii et kui me lõdvami mändsegi meetodiga viisoone, õigem pahe siis tolle maa tõseastme välja, siis järgmine küsimus peab olema, kas siin ka vett on. Kui koski savi sainu vahel või on võimalus tulla viia kohe alumiste kihtimine, siis ta ka lätt väli, lätt edasi, aga vett ei ole. Ja mida kaokaib ja kaofirma siis tavaliselt tegevad, me löödva väga edukalt maa tõseastme välja
ristumise koha, puha traatidega, paiuvitsaga, puha igasuguseid siin tuulega vist ei ole aina üldse mõtet kättegi võtta. Proovin ka ossaga. Et üks puha, mis materjal kõigega on võimalik suhelda. Nii et muu puhul näütas siis miinus välja, näütas siis siia poole ja pluss välja ka selle poole. Nii. Aga sama hästi näütas ka igasugust maasas olevat rauda, torra. Ja me saame hinnast kõraga ka ümber lülitada. Näütas kolmanda astme maaväle tunnetamisele. Ma lihtsalt veel suurempite vahedega. Siin on plussi kolmanda astme maaväli. Laialt ja lahti plussi. Väga. Nii. On veel, kui lihtsalt oleks keskendumise võimest ja treenmisest, tuulega on metallist asi nagu stabiilselt, ei ole tuule provokatsioonile. Et proovime siin veel tihedamaid tõsest astmest peenemaid välju tunnetada. Hästi väikesel haigu mitte üle poole plussi, miinusse, plussi, miinusse, plussi. Aga no olemist ei häiri. Valdavalt siis Hartmanni võrgustik on otseselt maakera hõõrde magnetismist tulenev. Põhja magnetiline poolus, siin lõunapoolus ja miina siin siis ringlase. Ja joonistades siis maakera pääle nändse võrgustiku. Ehk siis kõige tugevam põhja-lõuna suunalise ja sellest tulenevalt ida-lääne suunalise. Kolmanda astme, tõse astme võrgustik. Nii. Kuna maa koorel, kõigi pöörlevatel kehadel tegelikult on sääne omadus, et kui seal tekkis mõnegi pingekolle, ja too pingekolle lahenes, kas mõnsegi praona, siis tolle prao omadus on sääne, et ta kõige suurema pöörlemiskiirusega alal pruub hinnast suunata kõige aeglasema pöörlemise suuna. Ehk siis kõik prao, mis tekkis ekvaatoril, otsiva hindele mändsegi võimaluse suunata hinnast pooluste suuna. Siiapoole, siiapoole. Kui me kaemi maakera füüsilist kaarti, siis on see vulkaanilise tekkega mäeahelid harjab oma tavaliselt 45 kraadi nurka all, umbes 45 kraadi nurka all ekvaatori suunda. Ja ka siis see magnetism, magnetvälja jõujoone. Määnegi osa lööd, et kuulge, et tunnelit mitte on palju lihtsalt minna, kui seda halli kivi mitte edasi murda. Ja siis tekkis üks kaasnev väli, mis siis viil üle nuka ja selle Hartmanni võrgustikule tekkis siis sellest Hartmanni võrgustikust tulenev tänu maakoore pragudele umbes 45 kraadi all olev karri võrgustik, mis on nõrgem, kuna ta on tulenev Hartmanni võrgustikust, ta on nõrgem. Aga tema positiivse ristumise, negatiivse ristumise siiski avitasem mõjutada lobatust. Et kohkilgi võivad näütuses Hartmanni tõse ja kolmanda miinuse kattuda karri võrgustiku sama märgilistega ja nakkas juba tekkima mõnegi energiasammas, kas siis miinus
pluss. Mille põhjal neid siis nagu, läheb kellegi ära tunda. Kui me näeme kuskilgi naadi ringi maa peal, siis tuu valdavalt karri tõseastme võrgust miinust välja ristumiskotus. See on ümmargune naadi ring, muud taima seal ei kannu karri ristimine tegemist. Selle maja vundamendil nüüd ei saa tõda asja näidata, kuna siin sellest lausbetooni ei ole tahtpool. Ei ole vaja kaugele minna. Mis tõne välja ütles, praegu koha peal. Miinus. Ja mille plussis välja. Kui nüüd vaski betooni valuse väga tõenäoline seal on Hartmanni tõse astmel välja miinus. Ehk niinimetatud viisuuri. Millega, aga teeme nüüd tolle kaokatsetuse kahele. Aga siis otsime, kas see asi ristus kuskil tõse soonega. Küsime nüüd, et kas siin on vett? Nüüd hakkan küsima, kui sügavalt vesi on. Meeter, kats, 3, 4, 5, 6, 7. Saise puul. Tõenäoliselt ma olin savikist vahel. Üle palv. See on palmine, viikiht küsis. Kates on 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25. Järgmine viikiht. 27, 22, 21, 30, 31, 32, 33, 34. Järgmine savikiht vahel, mis kantavad õist viidi. Niimoodi saame siis neid seda kava vii sügavust. Nii, järgmine küsimus, mida on esitada. Tootlikkus. Võtame see levimatse kihi kuni 7 meetrit. Tootlikkus ja hakkame siis kuskil suurempast pihta. Võtame 5 kuupmeetrit ööpäeva. Kas on tulla? Ei tea. 4, 3, 2, 1, 0,2, 0,5, 0,4, 0,3. Juba on juba on. Kui on pikk põuaperiood, siis ei tule 300 liitrit ööpäeva. Katseda 250 andu välja. Niimoodi on tootlikkust hinnata. Järgmine asi, tuu nüüd juba täielikult sisetunde teema, et kas tuu vesi on ka joogivee kvaliteediga. Võime küsida, kas ta näitas, mulle kõlbas juua. Me võime nüüd hinnata 100% skaala peal, 30%. Järelikult näest orgaanilist ainet, pinna, vett tule sisse. Küsin järgmise alumise kihi kohta. Mitu protsenti? No nii, 100. Niimoodi saan vii puhtust hinnata. Aga nüüd tuu teema, et kaiva toitev soon peab maja alt läbi, õigempahe maja on tehti tolle koduse peale, kus viisuun alt läbi käib. Mis on tolle õnnetuse? Tolle teema õnnetuse. Maa miinust välja, lagundase struktuuri. Kui me siin algselt hakkasime ehitama, võtame mänsegi kas toidu, tera, üks puha mänsegi materjali, siis molekule paiknemine korrapäraselt on terve materjali tunnus. Kui kaos, ütleme, tekib siis nagu dislokatsioon, siis siin on märgitud see, ots siis pärast muud väljapääsu.
ehk siis siin on määrnik defekt. Ja no välja miinustsooni tekitase nii toiduainete, kõige orgaanilise kui ka inimeste defekte, dislogatsioone, korrapärase struktuuri lagundamist. Üle talve saisnud kardohk, mis on miinus välja peal, ta on täis viirust, mädanikku. See lagundaja elustik on väga aktiivne nende miinus väljade peal. Inimesele mõjus ta niimoodi tundlikumbale inimesele väsimusena, aga sama ei saa magada rahulikult. Pikemas perspektiivis saa kahjustada tasakaalu elustik ja kiiruse hindamine, koordinatsioon, liikumisaparaat, liigesse, valdavalt liigesse. Et kes pikemat haigu on talle miinus välja pääl, kas siis säng, mõnegi teleka kaemise diivan, mõnegi töölaud on miinus välja pääl, siis 5–10 aastat need on inimesega juhtus midagi. Kas mõnegi liiges, kas olla vahetab selle, ta satas koskilgi, kurde, saad see kott teema pealt, kus on tasakaalu vaja. Või siis hindas oma võimekust üle. Lähed autoga näitus vähti kurvi läbima kas vähkese vigast trajektoori mööda või suurema kiirusega. Või siis lähed sõiduteed ületama, ma kõik aeg olla, kui auto tule, tahad nii kaua, saad see kiirusega, ole jõudma alati üle ära minna, aga mõnsegi hetkel sa ei jõu. Et niimoodi mõõtas maaväli hääd olemist ja süüki. Orgaanilisest ainest, mida ma kõnelin, neilest ka lühidalt, ehk siis proovime nüüd siis kuigi kokku võtma alata selle teemat. Kui me kaeme hindame mõnestki elukodus kandidaati, siis või täitsa nii teha, et mitte keskenduda ütekaupa kõigile neile asjadele, vaid küsida lihtsalt, kas see kotus sobis mulle. Tuu tähendas, et kui sul on mõnsidki asju, probleeme, siis vastavalt tollele sa valid ka oma kotusse. Me teame, et oleme kuulnud, et puid hinnatas mõnsidagi inimesele kasulikkuse skaala peal -10 + 10. Ja ots mõnegi väga huvitav juhtum, et üks inimene küsis, et noh, mis suhe mul selle puuga on, saare puu, ja täitsa sobis tolle inimene. Ja siis sai nagu huvi tundma alatus, et aga mille? Saart nimetades tavaliselt üks nagu tolle -10 tsooni. Aga tuli inimesele probleeme ja mitte vähe. Ehk siis tollele inimesele tollel hetkel sobisid tuu saare puu kõige parem vahel. Lähemal uurimisel selgus, et saar on nii tohutu hää juht, raudtii, ütlest ilmast tõista ülemast alumast üles. Et ta vii kõik minema. Kui sa oled saare puumann, siis ta vii kõik sust minema. Umbes sama nagu lätte kotus allikas paistovski. Et ta vii sust kõik minema. Nii hää kui on tamm, kes kasus valdavalt tõse maa välja, tõseastme ristamiskoha peal. Tamm on vaimsusega puu, olles mõte, et ta selektiiver, mida inimesele vaja, mida mitte. Ja ta toimetab
suunatas minema tolle osa, mida inimesele vaja ei ole. Pärn samamoodi. Ehk siis ei saa võtta ette sääst skaalat, et puu nimega vaher on inimkonnale maos niimoodi panda kohegi -10 + 10 skaala peale paika. Alati pead kaema konkreetset inimest, konkreetset puud. Kuis ma hinda veel sobis. Et lahmi ei tohi. Mõtle, mis see kõige niisugune nagu lihtsam moodus selle kindlaks tegemiseks on, et mis puu siis? Sisetunne. Ainult sisetunde järgi, jah? Sisetunne. Ma siis mõõdad välja. Kas sellega võtad? Jah, tahasin ka selle mõõtmiste vana tasapisi jõuda. Mis ma selle teema man veel jäti ütlemata, et siin selle sama praegu on, kui vaja mudada tapis peseastme miinus välja riistunud kotus, siis sikalga kohaliselt keeles kusikuklased. Ma pidavan teda ja mis tuleb esimesed kusikuklased oma sääntsed neil on vaja teda miinusmärgiga ärritust. Siis naava väga tegusa, kanda tohutu palju nätt, tegused, majandased. Aga sama kaasnes tollega oht, aga lagundaja elustik on väga aktiivne, seene lagundaja bakteri. Aga ainult tohutu tööväega on ta asi ületatav ja nuuputuka evolutsiooni käigu sinna välja arenenud, sinna maale jõudnud, et liimud on neil kõige ökonoomsem. Õunapuu 5 hoone peal kand tohutult palju vilja, ärritud oleku ja kand väga palju vilja, aga et vili olesi ka vähekesegi haiguskindlam, siis ta võisi olla niimoodi, et olla just ole miinusvälja veere peal, et ta on osaliselt miinusvälja, osaliselt kuivatsiooni. Ja ongi saaki kvaliteetsem, parem. Nii. Et kui meil hakkame mõneski tsooni siis kontrollima, et kas ta on elukõlblik, jaoks elukõlblik, siis tasusi võtta see komplekt kokku. Et koskotsil mõne tsoon sobis mulle elamises ja nakkame siis jalutama seda virkite siis ükspuha, mis siis kellelgi seda mäeski märki järgi ka siis tuu vitsa, ükspuha, kumba pidi kätte võtta. Ma valdavalt kasutan sääns kõverit, siis on tõnekäsi vaba, saad mäsigi tokke maa sisse panda midagi sügatäimest korvitikulas minema ajada. Ja toimetas sümmeetriliselt, et miinust näytas sisse poole käänte, plussi alla poole käänte. Ja üks puha kummah käe. Ja siis esitadagi väga konkreetselt tuu küsimus. Alustame muide, millest me alguses kõnelime. Millest tule alustada, kui me hakkame äkki kohta tunnetama midagi küsima, midagi uurima. Kas ma olen mõjutatest vaba? Kas see koht on mõjutatest vaba? Kas ma tohin sellega tegeleda? Aitäh, sai ka. Ja siis hakkame siis mõõtma ka, kas see on sobis, saane võrdus. Saane hakkama. Väga sobis. Ehk siis me esitame praegu kompleks küsimus ja meil peab siis keskenduma kõigile litte kaupa. Kui on mõnegi probleem, ei sobi, siis võime naata uurma, mille asi. Mis pärast ei sobi. Ehk siis nii mõnigi tõseastme miinusväli kompenseeritas tugeva 3. astme plussväljaga. Aga kusikuplastele, mesilastele on selge see ei liigi. Kas on miinus, tõseastme miinusvälja ristumiskotus ja see on vundamendi peale panetud.
proovid neile tõestada, et olete evolutsiooni käigu üle käinud. Lapsi mul oma mättavatest õigus. Ma tahan siin laiutada, mitte tiiming, kes minema. Saad karistusi. Nii. Kas sa võib-olla natuke räägid sellest kalibreerimise protsessist ka, et kui meil on sellised tõristad, et kujutan ette, et igaüks peaks nagu kalibreerima neid enda selle välja ja tunnetuse järgi? Vot, ma olen kuulnud toda asja, et mõni tege, jah, et kellel on oma isiklik mõnegi mõõduriist, et toda tõsele kellele kätte anda ei tohi, see on jama maja, et kalibreerima pead kuigi mänsegi tunnustuse saama, mänsegi õnnistuse saama, mis iganes. Ma ei saa toda kinnitada. Võta üldse maha, mis meil kuskil lõhnami. Ütles hetkel olnud, et vaja kuskilgi mõnegi vähekene selgust saia. Üldse mõtlen roostet raadijupi, käänä mina peab selgas. Ja tšängu valmis võisi olla niimoodi, et see alla tulev osa on kah eks piisavalt pikk, siis ta kompensiir seda siia alla sõrme peale vedavat jõudu ja siis ta liigub vabama. Võidu ka niimoodi, aga siis ta tege väga lühkesi võnkeid, on tuulele väga tundlik, igale sammule, igale keha liikumise väga tundlik. Pigem siis säändsed proportsioonid. Tikutopsi proportsioon, kuldlõige, umbes, toimetas väga hästi. Nii. Ja mida raskem materjal, toda stabiilsem tuulise olukorra. Alumiinium, see on elektrikarjus traat, zinktraat. No, liiga õrn aga see on see õrnema tunnetuse puhul liigus. Parem pahe kui mõnegi raske materjal. Et kui raskempa materjaliga ei saa tulla tunnetust kätte, siis proovi kergempa materjaliga. Veel tundlikum on loomulikult parem elektrijuht, vask, vasest veel parem on hõbe, hõbedast veel parem on kuld. Nii et see on tunnetuse erinevus. Aga tuolla tunnetust me saame reguliirihinda see, et mis küsimust me esitame. Aga neid või täitsa proovi katsetada. Kellel on aga tahtmist proovi näppi. Et võib-olla ma võin sulle ka näyta siin midagi, aga võite ka täiesti seda kasutada siin. Nüüd too teema, et kui muidu saia üldse mänsegi reaalseid tulemusi, kui muidu naada saama mänsegi reaalseid tulemusi. Kõigepealt tule rahu teda esihindaga, umiprobleemega, seletuse, lahenduse lõuda. Pinge olukorra meil mäski tunnetust ei saa olla. Et teeme ühte väikse katsetuse siin. Meil on siis nagu tüütare juba. Et tulete meelde, meil on varba kuskil. Pingutame neid varbaid. Täällä ei mansegi pinte. Meil on mansegi sääre lihasse. Ta on vain pingule. Ja siin korgema reielihas ka pingutame. Kõhulihas, sellalihas, käelihas, kaelalihas, näolihas. Nii. Ja nüüd proovime tuletada meelde alpikanikese lõhna. Saime mansegi tulemus. Mõtle lõhstame ennast. Tuuleke nagu päivastus. Mä en ole alpikanikesele. Kas
see on mõnegi erinevus tunnetatav. Lihtsalt kuulutuspildist. Ehk siis kui me oleme krambi pinge, siis tu tulemus on ka krambi pinge. Kui on kõigest ilmast täiesti pits puha, me tunneme ennast hästi, me oleme tasakaalu, ehk siis me oleme tervik, mis terve olemine haiguste mõtte tulenevasti tollest, et ma olen üks tervik. Ma olen tagasi tükke. Ma olen komplekti. Ja siis ma hakkan midagi küsimusi esitada. Siis ma saan ka tõenäoliselt reaalseid vastuseid. Kui mu hing on krussi, kui ma võlsi midagi hinnast parempas, kui ma olen, mul on suur alateadlik käitumine, aga kuskilt midagi küsitas, mis juhtus, kas minu äkki süüdistas millegi. Käitu nii, et sinu ei saagi millegi süüdistada. Ja kui kellegi süüdistas, siis mis sul viga on? Milles asi on? Seleta mulle ära. Võib-olla tõesti on midagi ta ei võlsi, aga seleta mulle ära. Milles asi? Ma hinda arvust ei kõik õige. Saane täielik tasakaal on väga oluline. Emotsioonikiha, hingekeha ei tohi olla suurem kui vaimukeha. Kui emotsioon on suurem, ulatus kaugempale kui vaimsus, siis koskigi tule mõnegi probleem, mõnegi teema, mõnegi uudis. Emotsioonikeha pinnalt võetas vasta otsus. Nii, me käitume niimoodi. Ja siis jõutu teema vaimsuseni, vaimukehani, arusaamiseni. Kuradi, ma kokku käänsin. Aga mis otsus on tehtud emotsioonikeha pinnalt? Vaimukehal, mis on nüüd siis antud juhul väiksem kui hingekeha, emotsioonikeha. Vaimukehal jääs üle iga hinna eest õigustada emotsiooni pinnal tehtud otsust. Must valges kõnelda, mis iga. Ja niimoodi tule ka vastus või küsimusele. Kui ta hingekeha on krussi, me küsime näituses, näituses tolle lepapuu halu kohta midagi. Vastus tule vinta-vanta läbi mi krussis hinge jõud. Näituses tiidus tolle penikeele kohta. Niimoodi, see on see krussi oleku ja ei saa oma küsimusele õiget vastust. Kas kui me küsime küsimusi, mänsegi vastuse tuleva, noidega meil midagi mõistlikku taljanada ei ole, siis otsi põhjust esi hinda. Otsi hinda tasakaalus see küsimus ja vastust tollele asjale, tolle probleemi. Nii, kõige lihtsam midagi tunnetada on maavälja. Kuna maavälja juusko meist läbi, kas me tahame või ei taha, me lihtsalt kulgeme läbi maaväljade. Või kui mis asja on paigal, siis maaväli kulgeb läbi parasjagu tuu, mis seal on. Ja kõige lihtsam tunnetada ongi toda maavälja, mis siin koha peal on. Ei, mis küsimi. Hartmani tõse astme väli, õrnalt pluss. Hartmani 3. astme väli, tugevamalt pluss. Võime ikka mõtlesin skaala ette võtta. Kõige lihtsam skaala on meil siin olema. Küsime, et kats 4, 6, katessa 10. Nii. Kui tugev on? Küsime siis 3. astme väli. Näytas keskmise sõrme peale. Koma kohta saame nihutada vastavalt oma ettekujutusele. Mõõdulinti saame kasutada näituses, kui palju siin määnski tugevuste, määnski tulemi saamisest. Võime ka papri peale välja joonistada neid, see on siit kaari, protsendiskaalasid ja muid sobis, ei sobi, halb skaalasid. Ehk siis kõgedime tunnetuse kohanamine, tunnetuse otsa kätte saamine ongi siis tuu, et katsutame, proovime tunnetada noid välju, mis meist niikuinii läbi juuskva. Järgmine teema edasiarendus sealt on tuu, et ma sai küll siin kotsid, aga ma saadan nüüd mänsegi sageduste spektri välja, mänsegi küsimuse. Ja kostu mu küsimus kohtas samasugust sagedust, et tekkis resonants.
siis ma tunnetan, et vot seal kotsil on see vastus tollele küsimusele, mis ma esitan. Nii. Küsin teda sama Hartmani tõseastme maa välja, ainult et ma seisin paigal ja ma esitan tule küsimuse meeter kauem. Ruis 2 meetrit kauem. Ruis 3 meetrit kauem. Midagi liikub. 4 meetrit kauem. Me jõuame millelegi ligi. 5 meetrit kauem. Olema. Aga nüüd, et täpselt, et koos täpselt tuu tõseastme väli nüüd, siis lätt, siis paraku tuleb ligi minna. Ja siin saab mingi 10 cm täpsusega paika panna. Ja siis tunda väga. Või olla tegemist, mõtles ma isegi viitoluga, aga seal tuleb materjal erinev. Nii, valdavalt seal kõhus on meil antenn, mis tuleb maaga nõutseb ja läbi. Kategoriiki vahe, mis oli sinna järgmine sihta. Ma loodan, et üle 10 cm taustal järgmine teema siis, mis võiks olla pendel. Ainus asi, mis mul kätte jäi, on üks liivlaste kingitus, aga kahjus on halb näide tolles mõttes, et ta on väga kerge ja liikmeetriline. Siin hakkas midagi toimetama. Pendli puhul, kes tundub, et tema jaoks on materjal oluline, kelles on materjali päritolu oluline, andke minna. See on teie sisetunne, tungi arvamus. Kasutage toda, mis te peate õigas. Mul säänest tunnet ei ole kunagi tekkinud, üks puha, kas mõnegi sutsuvorsti jupp, millel on müür takah või mõnegi juhtme otsas mõnegi raskem pistik, üks puha, võtad kätte, esitad küsimuse, saab vastusse, mis sa väärt oled. Aga siis pendlite puhul on siis, on ka tunnetatav saane asi, et toda ma kinnita, et kui esitada küsimusi füüsilise keha kotsile, siis tunneta esijärjed, kus mänse pikkuse peal on õige kaugus. Sinna tiitate sõlma sisse. Järgmine teema. Ütlete, et kui on emotsiooni, tunnetuse, tunde küsimus, et kui pika niidi, nööri, otsad, tollele saad vastusta. No, ma tulen sarjad umbes nii pika otsad. Teeme siia sõlma sisse. Kui on vaimsuse küsimus, tavaliselt pikem. Teeme siia ka sõlma sisse. Et niimoodi, kus keegi tund, seda asja. Kui on oluline pikkuse ja küsimus ära jagada niimoodi, et füüsilise keha, emotsioonikeha või tundekeha või hingekeha või siis vaimukeha küsimused.